Mõnikord pannakse tööpakkumistesse väga täpselt kirja, mida tööle kandideerijalt nõutakse. Ometi ei tohi tööandjad nõuda kandidaatidelt ükskõik mida. Tegelikult on seadustes ette nähtud, milliseid nõudmisi tohib tulevastele töötajatele esitada. Tööandjad peaksid nende seadustega kursis olema ja neid täitma. Vaatame, kuidas Ivanil õnnestus tööle saada. Ivani emakeel on vene keel. Ta otsib endale internetis uut tööd. Ivan leiabki ühe imehästi sobiva tööpakkumise. Töökoht asub otse tema kodu kõrval. Tänu sellele kuluks tal palju vähem aega tööle minekuks ja töölt tulekuks. Pealegi on Ivanil olemas selleks tööks vajalik haridus ja oskused. Ivanile ei meeldi töökuulutuses ainult üks asi. Tööle kandideerijalt nõutakse eesti keele oskust tasemel C2. Ivan aga teab, et sellist keeleoskuse taset töötajalt nõuda ei tohi. Kõrgeim tase, mida tohib nõuda, on C1, sest C1 tasemel eesti keele oskust saab eksamiga tõendada. C2 taseme eksameid kõigile soovijatele ei korraldatagi. Kuidas siis Ivan saaks seda tööandjale tõestada? Ivan aga ei löö kartma. Ta kandideerib ikka sellele töökohale. Lõpuks ta saabki endale selle töö. Tööandja peab teadma, et töökuulutuses ei ole õige nõuda keeleoskuse taset C2. See on kõrgtase, mis tähendab, et inimene räägib seda keelt emakeelena. Emakeel aga tähendab rahvust. Rahvuse tõttu tööle soovijat kõrvale heita ei tohi.